Tormis, täna tunneme sind kui mäesuusatajat, kes on saavutanud midagi, milleni ükski eestlane pole varem küündinud. Möödunud hooajal tõid sa koju Eesti esimesed maailmakarikasarja punktid, sõitsid 2 tehnikaalal stabiilselt punktikohtadele ning jõudsid suurslaalomis maailma 30 parema sportlase hulka. Ja seda kõike oma esimesel MK hooajal. Töö selles suunas on kestnud juba aastaid, ometigi toimus läbimurre just sel hooajal. Räägi meile, kuidas see võimalikuks sai? Mida oled enda arvates teinud õigesti või teistest erinevalt, et jõuda Eesti mäesuusatamises ajaloolisele tasemele? No kõigepealt on see, et see on ikkagi aastapikkune töö, et see ei ole, et nüüd eelmine hooaeg ma muutsin midagi, tegin natukene midagi teistmoodi ja siis sellest tuli kogu see edu või samm edasi ja see on ikkagi selline pusle, mida on vaja aasta jooksul järjest rohkem ja rohkem kokku panna. Et sinna lähevad kõik asjad ju juurde, mis on füüsilised treeningud, mis on suusatreeningud, siis peab saama ka klappima enda need suusa setup'id, saapa setup'id, tuleb teha tööd oma mentaalse poolega ja siis vaikselt, kui järjepidevalt seda tööd teha, siis see pusle hakkab järjest rohkem kokku minema ja hakkab välja nägema, milline see pilt seal pusle pealt välja näeb. Ehk siis ma arvan, et see ongi lihtsalt aastapikkune töö, mis hakkab vaikselt vilja kandma ja ma loodan, et ta kannab veel kõvasti rohkem vilja ja siis tuleb lihtsalt jonnakas olla, et mitte kunagi alla anda selle nimel tööd tegemast. Suusatama hakkasid sa juba üsna varakult, 5-6 aastaselt. Sinu vanem õde oli see, kes sind suusatama inspireeris. Olete te omavahel arutanud ka, et miks just mäesuusatamine? Ma just, kuna ma teadsin, me täna seda kõne siin teeme, siis ma temaga eile rääkisin. Ja sest minu jaoks oli alati niimoodi, et tema oli 7, mina olin 5. Oli täpselt selline vanus, et ma tahtsin lihtsalt teha, mida tema teeb. Ja ma ei ole selle peale ka siiamaani mõelnud, et tema lihtsalt valis mäesuusatamise ja mina tegin, mida tema tegi. Ja nüüd siin me oleme, aga kuna ma eile rääkisin temaga, siis ta ütles mulle, et tema ka, kui tema läks esimesse klassi Otepää gümnaasiumis, siis oli muusikakoolis Otepääl, olid erinevad need treeningukutsed ja seal oli Peeter Siim meil siis Otepää, minu ja minu õe esimene mäesuusatreener, oli A4 lehe peale kirjutanud lihtsalt, ei olnud midagi välja prinditud, ei olnud mitte midagi, seal oli lihtsalt oma käekirjaga oli kirjutatud, et kutsume lapsi mäesuusatreeningule. Ja ehk siis Tuule, minu õde, ta ei osanud ka seda kirjeldada, see oli selline, ma arvan, et võiks siis nimetada niimoodi mingi selline kõrgem jõud, midagi kutsus teda sinna treeningule, et tema oli neid kutseid vaadanud ja oli isale öelnud, et ma tahan sinna trenni minna. Ja nii kõik ülejäänud on ajalugu, nii nagu võiks öelda. See on väga põnev lugu. Kindlasti maailmas sportlasi, kellel on tippsport justkui veres. Nad sünnivad suusad jalas ja neil on juba väikelapse eas kuidagi füüsiliselt keskmisest paremad eeldused spordiga tegelemiseks. Ma tean aga, et see ei olnud sinu lugu. Et milline oli lapsena sinu tervis ja väljavaade jõuda tippsporti? Eks need olid vähe kehvad, et mul diagnoositi 10-kuuselt astmadiagnoos, mis oli väga selline tugev, sellepärast, et minu terve, ütleme niimoodi, 1,5 eluaastat oli selline reis käis pidevalt kodu ja haigla vahel, et see astma oli ikkagi niivõrd tugev, et vahel öösel jäi lihtsalt hing kinni ja siis ema pidi jälle minuga jooksma ja kiirabi kutsume ja vilkuritega seal sõitsime ja siis minu vanemad uurisid seda natukene, mida teha ja tuligi lihtsalt välja, et siin Tallinnas elamine ja see niiske kliima ja kortermaja, kus me elasime, ei olnud minu astmale väga toetavad. Ja siis sellepärast nad otsustasid ehitada Otepääle sellise ökomaja, võib öelda, et
see aitaks siis minu tervisele kaasa ja sellepärast me kolisime siis 2002 või 2003 aastal Otepääle. Aga samas küsimuse juurde tagasi tulla, et jah, need võib-olla minu terviselugu ei ole ideaalne lugu, millelt hakata sporti tegema. Aga samas mul oli see suur õnn Otepääl elada Kristiina Šmigun vähi kõrval, kus ma sain väga noorest peale juba näha, mis see tähendab olla tippsportlane. Ja tema ka mind väga inspireeris ja motiveeris üle nii-öelda, kui ma noorena olin. Ehk siis ma arvan, et tänu sellele, et kus ma pärit olen, mille ma läbi olen teinud, on mulle antud see eeldus, et võib-olla ei ole küll füüsilised ja või tervisliku seisundi asjad minuga niimoodi, et võiks seda sporti soosida, aga mulle on antud see mentaalne pool, ma ütleks, mis see tähendab olla sportlane ja mida see vajab, et jõuda absoluutsesse tippu. 11-aastaselt kolisite te perega Austriasse, et tagada sulle sportimiseks parimad võimalikud tingimused. Et mis veenis sind, aga ka su pere ja vanemaid seda sammu astuma? Veenmist tegingi mina, mitte vanemad. Ja see lugu algas sellest, et oli üks Soome sportlane minu vanune, kellega ma siis Eestis elades veel, kui me Soomes võistlustel käisime palju, võistlesin ja kes oli minu üks tugevamaid konkurente. Ja seda ma ei tea küll, kuidas tema seda otsustas, aga tema otsustas enda perekonnaga minna Austriasse treenima. Ja see hakkas minul nii-öelda peas neid hammasrattaid keerama, et äkki ikkagi jääbki siin Eestis elamine ja Soomes võib-olla võistlemine ja vahel Austrias laagris käimine liiga väheseks, et seda ala tõsiselt või väga tõsiselt teha. Ja ma lihtsalt arvasin, et kui tema seda suudab, siis suudan seda mina ka ja siis ma pidin selle idee oma vanematele ja oma õele maha müüma. Ja õnneks nad olid piisavalt sinisilmsed, et nad olid sellega nõus. Alguses me küll ju leppisime kokku ainult 10 kuuks minna. Nüüd on 14 aastat möödas ja mina olen ikka veel seal. Eestlasena mäesuusatamises laineid lüüa on üsnagi eksootiline. Ja olgugi, et sa oled juba aastaid välismaal elanud, tunned ja mõtestad sa enda eestlasena. Ja olgugi, et ka Austria meedia on püüdnud sinust teha kohalikku staari, siis sa oled ikkagi endale kindlaks jäänud. Et mida tähendab sinu jaoks olla eestlane? Väga palju, et see on ikkagi üks tähtsamaid asju, ma arvan, minu identiteedis olla eestlane, esindada enda vanemaid ja enda vanavanemaid. Et ma ikkagi ju olen 100% eestlane ja ma olen siin Põhja-Eestis, Tallinnas sündinud, Lõuna-Eestis Otepääl üles kasvanud. Et ma olen ikkagi läbi ja läbi eestlane ja ma arvan, hetkel maailmaseisuga on ka see, et ei ole tähtsamat aega, kus peaks seda tähtsustama, et olla eestlane ja olla vaba Eesti kodanik. Sa oled spordi kõrvalt kogu aeg teinud midagi veel ja tänavu lõpetasid sa maailmakarika karusselli keskel ülikooli. Et miks ja kuivõrd väärtustad sina kui tippsportlane haridust ja mida see sulle annab? Mina olen enda sporditeed alati hoidnud tähtsusjärjestikul number 1. Aga samas ma ka tean, et see spordikarjäär saab kunagi läbi ja siis, kui see spordikarjäär läbi saab, on elu veel parajalt ees, ehk siis seda sporti ju ei tee kuni 60-70-ni, ühesõnaga profisporti. Ja peale seda on vaja ka elus midagi teha, ehk siis tuleb ka natukene vaadata tuleviku poole esiteks ja teiseks, ma arvan, üleüldiselt on selline spordi kõrvalt enda edasi arendamine ja hariduse omandamine väga
tähtis ja ta võib ka spordile kaasa aidata. Ehk siis mina olen teda näinud sellise toreda hobina spordi kõrvalt. Paari kuu pärast oled sa uuesti MK-etappide stardis ja kuskil kuklas on kindlasti ka lähenevad olümpiamängud. Et millised tunded sind valdavad, kui sa sealt mäest sama kiiresti alla tuhised, kui see auto su selja taga kuskil maanteel? Vanasti ma arvan, öelnud kiirus, aga tänapäeval ma arvan, et ma ei ole just, esiteks ma ei tee kiirusalasi, mina teen ju ikkagi tehnikaalasi. Et ma ei ole nii suur kiiruse fanatt, aga kui me siin Subarut juba mainisime, siis see on ju selline see tunne lihtsalt, mis tekib, kui sa sõidad mäest alla, sul on kõik vorm hea, enda ettevalmistus nii füüsiliselt kui mentaalselt on hea olnud, kui sul tunned, et selles nii-öelda mäe või olude peal, lume peal materjal ja suusk toimib ja sa oled selline absoluutses flow state'is või selline tollel hetkel ei ole mitte midagi rohkem kui need sinised ja punased väravad ja mina nende vahel, siis seda on nagu raske kirjeldada, aga see on, ma arvan, et see kõige rohkem meeldibki, kui on maailmas ainult tollel hetkel üks asi ja see on see, et nende punaste ja siniste tokkide vahelt võimalikult kiirelt alla sõita. Lõpetuseks, mäesuusatamist võrreldakse aeg-ajalt tennisega, et üks ala on küll talvine ja teine on suvine, kuid mõlemad on tehnilised, kallid ja tegelikult raskesti ligipääsetavad. Et mis on kõige selle juures sisendanud sulle usku, et tippu jõudmine on võimalik? No kõigepealt ma ütleks, et raskesti juurde pääseb nagu mingil määral, et alati leiab võimaluse esiteks. Ja teiseks ma tuleks selle jonjakuse juurde tagasi, et tegelikult võib-olla kaks asja, sinisilmsus ja jonjakus, et kui me seda teed alustasime oma perekonnaga, siis ma arvan, et mitte keegi, nemad ja mina ei teadnud, mis meid ees ootab ja milline see tee välja näeb. Aga seal see sinisilmsus aitas kõvasti kaasa ja siis, kui sa juba poole tee peal oled, siis võiks öelda, et tuleb väga kasuks jonnakus, et kui juba see tee alustatud on, siis ei taha ju enam alla ka anda, tahad näha, mis selle tee lõpus on. Aitäh sulle, Tormis, ja palju edu sulle järgmiste tippude vallutamisel. Tänan väga.